Me ei tunne teda, meile ei meeldi ta. Nüüd kõik jääge raulikuks, sest see on tegelikult õppus. Me oleme siin Iisraeli keskosas, metsas, nimega Ben Shemen ja oleme siin koos United Hatzalaga. See on suurim vabatahtlik organisatsioon Iisraelis ja need on esmareageerijad. Nad reageerivad iga päev enam kui 2000 väljakutsele, pakkudes hädaabi neile, kes seda vajavad. United Hatzala on sel suvel teinud midagi erilist. Nad korraldavad treeninglaagrit, suvelaagrit USA teismelistele, kes on siin, et õppida hädaolukordadele reageerimist. Nad õpivad elustamist, nad õpivad, kuidas kasutada defibrillaatorit. Täna osaleme United Hatzala korraldatud lavastatud massilises terrorirünnakus, et näha, mida need lapsed on suve jooksul õppinud, et nad saaksid need oskused endaga koju kaasa võtta. See on koolituse äärmiselt oluline osa, kus nad õpivad klassis kõiki eri tüüpi hädaolukordi ja traumasid. Nüüd panevad nad õpitu praktikasse. Täna õhtul toimub masskannatanute õppuse simulatsioon, nagu näete, kus nad õpivad patsientide triaaži ehk kuidas patsiente sorteerida, teostada esmast ravi, triaaži ja viia patsiendid ravialale, tagades, et raskemalt vigastatud saavad esimesena abi ja transporditakse esimesena. Ja kuidas neil läheb? Siiani läheb meil suurepäraselt, kõik on see nii hästi. Nii et sina oled üks juhendajatest. Kui oluline see on, et need lapsed neid oskusi õpivad? Ma arvan, et on ülioluline, et igaüks, ükskõik kus maailmas, oskaks olla esmareageerija ja päästa elusid. Ja siin Iisraelis peame seda tegema veelgi enam. Ja see õppus matkib päris elulist olukorda, millega me võime kokku puutuda. Ja ma arvan, et neist noortest võivad saada järgmised esmareageerijad, kes aitavad ja päästavad elusid. Kuidas sa end praegu tunned seda tehes? Sa oled kogu selle teadmise suve jooksul omandanud. Mis tunne on seda nüüd päriselt rakendada? Ma arvan, et see on imeline tunne. Ma saan päriselt midagi muuta. See on praktiline kogemus, mida teismelised tavaliselt ei saa. Ja sa tunned, et see päriselt aitab. Et kõik, mida ta oled õppinud, nüüd sa tead, mida teha. Jah, ma arvan, et saan tagasi Ameerikasse minna heade oskustega ja saan neid kasutada oma kogukonnas hädaolukorras. Pärast 60 tundi intensiivset klassiruumi õpet lähevad need lapsed Iisraelis päris kiirabiautodega teele, reageerides hädaolukordadele ja aidates elusid päästa. See on uskumatu suveprogramm, kus teeme koostööd NCSUI ja United Hatzalaga, koos meie Light Legacy Heroesiga. Need teismelised tulevad suvevaheajal, et osaleda 1,5 nädalat kestval koolitusel klassiruumis. Nad läbivad EMR-kursuse, kus õpivad erinevate meditsiiniliste hädaolukordade ja traumade kohta ning kuidas ravida igasuguseid patsiente. Täna oli kulminatsiooniks MCI õppus, kus meil oli umbes 50 simuleeritud patsienti ja need teismelised olid abiandjad. See on programm, mida me viime läbi koostöös United Hatzalaga suurepäraste partneritega, kus teismelised saavad tõeliselt süveneda sellesse, mida tähendab olla Iisraelis esmareageerija. Kas nad saavad ka reisida ja ekskursioonidel käia? Absoluutselt, kuid see on kogemus, kus nad veedavad programmi esimesed 10 päeva, saades sertifikaadi elustamises, esmaabis ja verejooksu peatamises. Ja kui nad reisivad ja käivad ekskursioonidel, saavad nad tegelikult võimaluse vabatahtlikuna kiirabiga kaasa sõita ja vahetustes osaleda. Paljud teismelised, kes otsustasid selles programmis osaleda, on huvitatud meditsiinivaldkonda minemisest. Nad on selle programmi spetsiaalselt valinud, et näha, kas see on tõesti midagi, mis neid huvitab või lihtsalt selleks, et proovida seda valdkonda või alustada oma teekonda. Nii et ma näen kindlasti palju tulevasi arste, kirurge, perearste, assistente ja igasuguseid imelisi meditsiinitöötajaid. Ma sain just sõnumi ühelt eelmise aasta lapsevanemalt. Ta on laagrikasvataja ühes New Yorgi laagris ja neil ei ole ühtegi medõde. Üks õpilane hakkas arbuusi süües lämbuma ja ta tegi Heimlichi võtte ning päästis tema elu. Just seda need lapsed teevadki. Nad lähevad tagasi ja muudavad maailma. See on uskumatu. See oli ausalt öeldes nii elumuutev. See oli imeline. Iga kogemus, mis mul seal oli, muutis mu mõtlemist täielikult. Nüüd, oma 10. aastal, on suvelaager inspireerinud uut põlvkonda elupäästjaid ja korraldajad loodavad, et see on alles algus. Ma alati arvan, et see ei saa paremaks minna, aga kuidagi igal aastal läheb see veel paremaks, veel uskumatumaks, veel silmapaistvamaks. Ja me otsime alati võimalusi kasvada, saada suuremaks ja tugevamaks. Ja ma usun, et just selles suunas me liigumegi. Ja ma olen kindel, et te kõik jätkate uskumatute asjade tegemist. Sian. Alles algus. Tikand. Ja.